me nüüd oleme ja enne kui me rääkima hakkame, ma olen testimas sellist viisi, kuidas startup-konverentsidel asjad käivad, et enne kui panelistid saavad paneelis küsimustele vastama hakata ja arutama, kumbki räägib paar minutit, mis teda viimasel ajal kõige ägedamalt on inspireerinud. Kas mõni uus toode või mõne kellegi teise saavutus, kumb teist alustab? Võin alustada. Palun. Et mind on siis läbi kogu minu elu tegelikult inspireerinud see, et ma olen üks pidev õppija. Mulle väga meeldib käia siis erinevatel koolitustel ja just need koolituste kohvinurgad, kus siis tegelikult need praktikud saavadki kokku ja vahetavad oma häid kogemusi ja praktikaid. Et need on need, mis on mind kindlasti hästi palju inspireerinud, sest igast asjast on midagi panna kõrva taha ja kuidagi seda omas võtmes ära kasutada. Aga samuti ka inimeste lood, et just sellised persoonilood ja mulle väga meeldivad need, kui inimene julgeb välja tulla ka sellega, et kõik ei ole olnud alati nagu väga hästi, vaid tegelikult on ka väga palju ebaõnnestumisi, aga nad tõusevad taas ja nad jälle alustavad ja vot ükskord tuleb ka välja, et need on ka need asjad, mis tegelikult mind on inspireerinud. Nii et sinu teekond siis iga päeva algus on ikkagi kohvinurk ja sealt tuleb selle tänase päeva keynote siis välja. Päris, kohvinurgas olen ma vist kodus täitsa üksinda iga uue päeva alguses, aga jah, et ma püüan leida küll igast päevast midagi. Ma käin ikkagi ringi avatud silmade ja kõrvadega ja tegelikult igalt poolt on midagi, mida endaga kaasa võtta ja mida saab kuidagi ise enda elus ära kasutada. Minu poolt lihtne küsida, sul ilmselt väga raske vastata. Too siis näide, mis on viimati olnud selline konverentside kohvilauas 15 minuti leid, mida sa oled ülejäänud praktikas kasutama hakanud? Ega neid konverentse ju selliselt reaalajas on väga vähe olnud nüüd tänu sellele pandeemiale, et väga hea meel on, et siin täna saab nagu reaalselt kohal olla. Valdav osa on ju veebis, aga mis mulle viimati meenub, kuna ma õpin veel ühel kursusel ja siis seal olid meil just arutelud selle üle, kuidas siis välismaal õppimine ja töötamine käib ja me saime nagu omavahel kogemusi vahetada, et mina sain sealt nagu päris palju juurde seda, mida ma tegelikult ennem ei teadnud ja mida ma olen saanud siis juba ka nüüd sellel õppeaastal koolis oma õpilaste peal kasutada. Et selles suhtes mina sain nagu sealt innustust. No veel üks keynote, palun. Mind on kõige rohkem inspireerinud võib-olla see, et kuidas inimesed suhtuvad lapsemeelselt ja võib-olla algklassi õpetajale selline küllaltki igav vastus, aga minu õpilased läbi aastate, et ma olen juba päris kaua olnud õpilastega teinud koostööd ja olnud päris kaua aega õpetaja, et läbi selle ja läbi nende aastate ma olen kohanud igasuguseid õpilasi ja just see nende maailmavaade ja see, kuidas nad ellu suhtuvad ja just selline lapsemeelsus, et ma arvan, et kui täiskasvanud inimesed suhtuksid ka samamoodi ellu, nagu lapsed kohati seda teevad, et täpselt nagu Kristi ka ütles, et lastel on ju sageli see, et kukuvad, pühivad põlved puhtaks ja lähevad edasi, et ma arvan, et kui täiskasvanutes säiliks ka selline lapsemeelsus ja peale hakkamine, et siis ma arvan, et meil oleks maailm palju parem paik. Luba mulle see küsimus, viimaste päevade kõige lapsemeelsem tegu sinu poolt oli mis? Okei, see on hea küsimus. Ma arvan, et minu päevad on iga päev täis lapsemeelsust, sellepärast, et ma ei saaks muidu olla algklassi õpetaja, sest nendega on vaja põrandal roomata, nendega on vaja palli mängida, nendega on vaja naerda ja teha ka vahepeal selliseid võib-olla väikseid pättusi. Vägev. Ma just käisin kohtumas noorematega ja pannakse tähele huvitavat trendi muutust. Kui viimased 5 aastat, ütleme, algkooli laste käest küsida, kelleks tahad saada, siis alati oli vastus YouTuberiks või Instagrammeriks, siis tänavu on toimunud mingi muudatus. Need esimeste klasside ja ka lasteajal õpetajad ütlevad, kui neilt küsida, kelleks tahad saada, ütlevad, et ma tahan saada inseneriks, ma tahan saada autojuhiks, ma tahan saada ettevõtjaks. Neid
YouTubereid ja Instagrammereid on paistab liiga palju saanud, et peale tulev põlvkond on hakanud aru saama, et natuke tuleb kätega ka tööd teha. Kas ma olen valel teel või vähemalt selline info on käes? Nüüd ei tohigi üldse nii küsida. Lapse käest ei pidanud enam küsima, et kelleks sa tahad saada, vaid peab küsima, missuguseks inimeseks sa tahad saada. Sest kelleks, milleks iganes sa võid saada siis, kui sa oled saavutanud mingid teatud inimlikud pädevused, mida võib ükskõik millisel alal ära kasutada. No nii, aga asume siis arutama, kuidas saab kool toetada tuleviku tegijaid. Tuleb siis küsida, et milliseks inimeseks sa tahad saada, kas nii või? Pille, kuidas laps õpib? No laps õpib kogedes. On ju teada tuntud tõde see, et kui sa talle räägid, siis ta unustab selle suhteliselt kiiresti, sellepärast et sa ei saa tegelikult iial teada, kas ta tegelikult ainult kuuleb või ta tegelikult kuulas ka. Ja selline käed küljes tegutsemine, mis on ka tegelikult ettevõtlusõppe üks alustalasid ja siin just ka see näide, et kelleks tahad saada, et inseneriks, siis lapsed ilmselt kogevadki järjest rohkem seda, et nad saavad koolides midagi teha, nad saavad ise osaleda, nad saavad ise panustada, nad saavad ise korraldada ja samamoodi kõik see ettevõtlusõppe suunad annavadki talle väga hea võimaluse selleks ja ma arvan, et siinkohal võib-olla tulebki see, et nad tahavadki saada insenerideks või autojuhtideks, sest nad saavad neid kogemusi. Aga kui sa ütled, et meil korraks oli siin algul ka jutt, et millal on eakohane ja kust me seda arvestame, mis sina ütled, millal on eakohane, kuidas sa seda arvestad, kui sa planeerid oma õppetööd, planeerid tegevusi, kuidas sa mõtestad selle oma eakohasuse, kas siis olenevalt, kas su lapsed on esimeses või on nad 4. klassis? No, ma arvan, et siinkohal on iga õpetaja selline taju esiteks, et ta ju tunneb oma õpilasi, aga ma arvan, et minu mõte on see, et mitte alustada kohe kõige madalamast tasemest, vaid ongi see, et anda neile piisavalt palju väljakutseid, anda neile natukene raskemad ülesanded, kui nad ise usuvad, et nad hakkama saavad. Sellepärast, et see paneb neid pingutama ja see eakohasus üleüldse, see on selline väga suhteline mõiste, sellepärast, et mul 4. klassis võivad olla õpilased, kes võivad olla juba teatud ainetes näiteks 5. 6. klassis samal tasemel. Et see on selline suhteline, millesse ma arvan, et iga õpetaja peab suhtuma vastavalt siis sellele, millised on tema õpilased. Et tuleb anda neile natukene keerulisemaid ülesandeid ja siis vaadata. Ja siin juures ongi hästi oluline selgeks teha ka neile seda, et isegi kui see keeruline ülesanne ebaõnnestub või ebaõnnestub on jällegi väga paha sõna, et kui see keeruline ülesanne võib-olla esmapilgul tundubki selline, et tahaks nutma hakata, et siis tuleb see põlved puhtaks ja vigadest õpitakse ja kuidas sa siis lohutad, ebaõnnestub ja tahab ära joosta, ütleb, et ta rohkem kunagi ei tee niimoodi. Mis sa teed? Ütled, et tule tagasi, proovime uuesti. Ma just eile lugesin kusjuures õpetajate päeva tagasisidet ja üks mu õpilane kirjutas seal, et õppimises ei ebaõnnestuta. Õppimises tehakse väikseid möödalaske, millest on siis võimalik õppida. Et ma arvan, et siinkohal ongi hästi oluline ka juba alguses selgitada, et õppeprotsess ei ole selline otsene tee tähtede poole ja et sa ei tohi eksida ja sa ei tohi kuidagi oma nagu selliselt rajalt kõrvale kalduda. Et igaüks loob endale ise raja, igaüks läheb vastavalt enda soovidele ja enda võimetele, et ma ei kasutakski sellist sõna nagu ebaõnnestumine. No täiskasvanutele öeldakse, et usalda protsessi, vaata, mis saab ja küll see teekond sind kohale juhatab, kui sa oled esimese sammu oma eesmärgi poole astunud. Ma arvan, et laste puhul ei ole see kõik nii lihtne. Teoorias võib olla lihtne, praktikas. Kuidas tekitada inimesele usalduse selle vastu, et ta tõesti hakkab katsetama, mis siis, et ta teab, et võib eksida? Aga siin ongi oluline see, et luua õppeprotsessis selline turvaline toetav seljatagune, et sa mitte ei ole see, kes käseb poo peal laseb, vaid sa oled nii-öelda see pehme tugi, millele ta maanduda saab. Ja siinkohal on ka see, et igasugune selline pahandamine või kurjustamine, et see ei kuulu üldsegi selle õppeprotsessi juurde. Ja õpetaja ongi ju koolis selle jaoks, et toetada, tunnustada, julgustada ja vahepeal aidata ka neid põlvi puhtaks pühkida, kui on vaja. Aga Kristi, sinu juures tulevad lapsed natukene hiljem, et see on juba põhikooli lõpp ja gümnaasium ja vahel on nad täiskasvanud ja vahel on oma best before, parim enne on juba võib-olla isegi möödas, kui nad jõuavad sinna täiskasvanute gümnaasiumisse. Et kas sa tunnetad seda, mis on toimunud tema elus enne ja kuidas on vaadatud vigade peale? Kas see tuleb kuidagi ilmsiks siis, kui sina oled nad enda juurde saanud?
Jah, seda ma näen igal uuel õppeaastal siis ja kõikidelt õpilastelt tõesti on see täiesti arusaadav, et kas selle, ütleme, karjääriõpetuse, ettevõtlusega ja sellise loovusega on nad nagu varem süsteemselt kokku puutunud ja kas siis seda on üldse koolides nagu varem puudutatud või ta tulebki siis sinna meile ja see ongi talle kõik täiesti uus maailm, sest tõesti meie õpilased on vanuses 15-16 kuni 50+ ja siin loomulikult mängib rolli ka see, et kui ikkagi on koolist jäänud nüüd 20-30 aastat vahet ja tullakse tagasi nüüd, siis ilmselgelt tol ajal ei olnudki üldse mingit karjääri planeerimist, ettevõtlust, eks ju, et see on kõik väga hästi näha tõesti ja kuna see seltskond on niivõrd erinev, siis samas see õppeprotsess on ääretult huvitav, sest et mõni on, ütleme, väga teadlik, on kohe näha, et ta tuleb põhikoolist, kus sellega on süsteemselt tegeletud, mitte selliselt, et lõpuklassi juhatajale öeldakse, et kuule, tee nüüd siin 9-ndasse ära, meil on seda aru vaja see linnuke kirja saada, et täitke need töölehed ja võib-olla käid kuskil, vaatad mingit ametit ka aga samas, kui on seda tehtud nagu korrapäraselt ja ongi üks õpetaja ja juhtkond toetab ja kõik, et siis need asjad on hoopis teistsugused ja näevad väga-väga head välja ja õpilastega saab kohe sealt nagu niimoodi kenasti edasi minna, aga loomulikult, kui selliseid tegutsemisi ei ole varem olnud, eks ju, siis sa hakkadki kõik sellest nagu rääkima ja et karjäär ei ole see, et sa pead nüüd saama seal tipp-poliitikuks või tippinseneriks, eks ju, ja ettevõtlus ei ole kindlasti see, et sa pead rajama oma ettevõtte. Et tähtis on see julgus teha, katsetada, kas või võtta kodus kätte üks tavaline euroalus ja sellest midagi meisterdada ja mõelda, kuidas sa saad seda kasutada. Et tähtis on see pealehakkamine ja julgus. See on nii huvitav, mida vanemaks saame, seda rohkem märkame paradoksi, et kuidas ameeriklased ütlevad, et maailmas on laias laastus jaotuvad inimesed 2, et meestel on enamik probleeme sellest, et nad on liiga enesekindlad, overconfident ja naisterahvaste enamik probleeme tuleb sellest, et nad on liiga mitte enesekindlad, underconfident. Kas see on nüüd see koht, kus võiks inimeste seda julgust ja pealehakkamist tuunida? Kas on mingeid tööriistu? Ma arvan, et ega siin ei olegi nii, et on mehed ja on naised, ja see oligi naljana öeldud, aga põhimõtteliselt. Et siin ongi nagu see, et minu ülesanne ikkagi koolis on just nimelt julgustada, olla nii-öelda kaasteeliseks, võib-olla näidata puu taga seda metsa, mida ta esmapilgul ei näe, aga kindlasti õpetajana ma väga jälgin seda, et nad ei hakkaks minu ideid teostama, vaid ikkagi see idee tuleks õpilastelt, kas või kui nad teevad gümnaasiumi lõpus praktilisi töid või põhikooli lõpus loovtöid, et nad tulevad õpetaja juurde, tal on juba endal mingi visioon, mõte, mida ta tahab teha, kuidas ta tahab teha ja siis me hakkame nagu sealt niimoodi samm-sammult seda kerakest lahti arutama, sest esmapilgul võivad tunduda, mõni idee tundub väga suur ja laialivalguv. Samas mõni asi tundub, et seda niikuinii teha ei saa. Saad sa natuke konkreetsemaid näiteid või ideedest, ütled, mõni on liiga suur ja laialivalguv, kas see on keegi, kes tahab siis kliima soojenemist peatada ja mõni teine tahab lihtsalt... Minul otseselt ei ole sellist olnud, et nüüd just kliima soojenemisega siin keegi tahaks väga tegeleda, aga võib-olla hästi palju on just seda, et nagu alguses mõeldakse kuidagi väga sellises kastis ja sealt nagu ei osata välja mõelda. Et 2 aastat tagasi, 2019 õpilased tahtsid teha midagi heategevuse heaks ja nad mõtlesid, et korraldavad koolisaalis sellise väikese ürituse, valiti välja siis Eesti Vähiliit, kuna õpilastel olid siis endal otsesed kogemused, kes seda praktilist tööd tahtsid teha ja siis, kui me hakkasime selle teemaga nagu tegelema, siis tegelikult see kasvas välja selleks, et me tegime seda Rapla kultuurikeskuses. See oli terve kogukonna üritus, sinna tuldi ka väljaspoolt Raplamaad. See oli kõik selline väga pidulik üritus, hästi palju sponsoreid, toimus oksjon. Me tõesti saime toetada ja päris suure panuse anda Eesti Vähiliidule, mida me alguses ei kujutanud tegelikult üldse ette. Ja mis veel kõige tähtsam, et sellest üritusest kasvas välja ka Raplamaa Eesti Vähiliidu, ütleme selline toetusgrupp,
ja nad tegutsevad siiani, et seda ei olnud seal ennem ja see ei olnud üldse ka meie eesmärk, ka meie ei teadnud, et midagi sellist võiks üldse nii-öelda sellest meie algatusest välja kasvada. Ja järgmisel aastal tulid 2 uut õpilast, kes tahtsid sama üritust teha ja samamoodi, et toetada siis Eesti Vähiliitu. Ja nüüd tuli see koroona ja siis me ei saanud reaalselt tegelikult kuskil saalis seda üritust teha. Tuli käiku lasta kohe variant B, et mida me siis teeme, et tegelikult me tahame teha head ja praktiline töö on ka vaja ära teha, et mida me siis teeme. Õpilased tulid kohe selle ideega, et hea küll, me ei saa seda live-üritust teha, aga teeme müügi. Kõik need, kes olid meile midagi annetanud, paneme neid müüki. Müüme, kutsume kogukonna, teeme seda mitu päeva. Mõned asjad jäid järgi, siis me läksime veel Rapla Hooviotile ja seal vaatasime, et ei lähe eriti hästi, et ikka peljatakse ja tullakse rohkem moosi ja kartulit ostma, et meie ka seal oma sokkide ja kinnastega. Ja siis me mõtlesime, et aga teeme õnneloosi. Panime õnneloosi, 2 eurot pilet, on ju. Inimesed tulid, järjekord oli selline, et äkki teil on ikka leti all veel midagi ja te annate meile. Meil ei olnud, meil tõesti ei olnud. Ja 2 eurost sai see, et tuldi 5 euroga 10-ga, ärge tagasi andke. Et jällegi ühest asjast kasvab välja midagi suurt, aga see oli kõik õpilaste selline enese initsiatiiv. Nad läksid nii lahti ja hakkas neid loovaid ideid tulema. Minul oli väga hea meel, mina olin juhendaja. Mina olin seal lihtsalt kõrval, toetasin, vaatasin, aitasin nõu ja jõuga, osalesin nendes protsessis, aga nad tegid seda ise. Ja süda rõõmustas sees. Absoluutselt. Kas nende edu kogemus konverteerus ka nende enesekindluseks mõnes muus valdkonnas? Ja, sest et üks õpilane, kes seda esimesel korral tegi, siis tegelikult tema oli ka haridusliku erivajadusega õpilane ja ta sai sellest väga palju enesekindlust. Ta tuli üritusele, ta osales. Ta ei olnud see inimene, kes käib avalikel üritustel, kes võtab sõna ja julgeb ka lehes midagi öelda. Ja seal 12. klassi lõpus, kui ta oli 3 aastat meil seal koolis käinud ja me olime teinud ikka sellist tööd igapäevaselt just nii karjääri planeerimises kui ettevõtlusvallas ja ta avaneski ja tegelikult ta andis väga super intervjuusid, ta käis, nad said veel tunnustuse maakondlikult ja kõik, et see on veel eraldi topeltrõõm tegelikult. Aitäh, aga Pille, ma tahaks küsida su käest, et sa oled klassiõpetaja, sa saad need pisikesed esimeses klassis ja kui sa mõtled ettevõtluse ja karjääri peale, mis otseselt on küll üldpädevustena kirjas ja on lõimitud teemadena kirjas, aga kuidas sina näed selle teema lõimingut või õpetamist või suunamist läbi siis alushariduse, siis algkooli? Et millest alustada? Millest alustada ongi see, et tegelikult see, nagu Kristi ka rääkis, et see peab olema ikkagi selline süsteemne ja suunatud tegevus ja selle riiklik õppekava näeb ka ju ette, et üldpädevused kõik peavadki olema õpetaja töökavas ja peavadki olema igas ainetunnis ja nii edasi, aga ehe näide lihtsalt, kui meil on koolis rahateema matemaatikas, me mängime poodi. Kui meil on sentimeetrid, meetrid, me võtame joonlaua ja me hakkame panema laminaati, mis iganes. Et tulekski osata näha neid võimalusi, mida siis erinevad teemad pakuvad ja lähtudagi sellest, et aga mida see päris elus tähendaks. Ehk siis, et koolis tulekski kuidagi rohkem tähelepanu suunata sellele, et mis on see seos reaalse eluga. Ehk siis, et seesama see inseneritöö ja mis on vaja siis selleks autojuhtimiseks ja kõik see, et kuidas eesti keeles saab ju kujundada korrektseid reklaame või siis e-kirju kirjutada, kui sa pöördud kellegi poole. Et ma arvan, et mida rohkem seost on kooli riiklikul õppekaval sellise elulise õppega ja läbi kogemuste õppimisega, et ma arvan, et seda edukamad ongi lapsed või õpilased tulevikus. Ehk siis füüsika tekstiülesandes ei lähe mitte aurulaev vastu voolu, vaid sa viid terve klassi ujuma jõkke või? Just. Aga siinkohal ma tegelikult tahan veel mainida seda, mida see eluline õppekooli. Tartu katolikool tegi ju niimoodi, et kui tuli see suur esmaspäevane testimine, siis nemad ju panid selle oma õppetöö osaks. Nad kirjutasid välja õpipädevused, see oligi neil reaalne testimistund, mis mina sain kohe sellest inspiratsiooni ja tegin samamoodi, et kõigepealt me vaatasime videot ja siis me tutvusime nende erinevate osadega, et just sellist loovust ja sellist lähenemist ongi kooli vaja. Mis sõnadega tänapäeval siis koolis seletatakse lastele, mis asi on karjäär, mis asi on ettevõtlus, kust see kõik algab, et tegelikult sõltub kõik iseendast? On seal mingi valim leksikat?
Ma pärast põhjendan, miks ma seda küsin, aga palun. ma arvan, et siinkohal on jällegi see, võib-olla tuleb natukene mängu nüüd see eakohasus, et kindlasti meie Kristiga seletame oma õpilastele erinevas stiilis seda asju, et aga meil ka, kui me õpetame, siis me ka natukene ju mainime seda, et mille jaoks on seda õppeainet vaja või teist õppeainet vaja või millised variandid siis tulevikus sul on, kui sa näiteks õpid matemaatikat või kui sa õpid füüsikat või kui sa jääd näiteks ainult väga sellisele kindlale teemale pidama. Et algkoolis, algklassides, ma arvan, et see pigem peakski käima läbi sellise intuitsiooni, et sa peadki neile kuidagi tekitama, panema mingisugused asjad peas paika, et miks mul on vaja üleüldse õppida ja mis see tähendab see, et kelleks saada või missugune inimene tulevikus olla. Et kogu see õppeprotsess ja kõik see, mida sa koolis omandad, kas see sotsiaalne pool või siis see teadmiste pool, et see tegelikult kujundabki selle, et milline sa tulevikus oled. Mul lihtsalt juhtub aeg-ajalt, et tulevad ringvaatesse töövarjud või siis nad tulevadki, see on selline konkreetne asi, inimene peab käima kuskil varjutama kellegi tööd ja siis tulevad mulle töövarjud, väga targad inimesed on seal, enamik on juba keskkooli keskele jõudnud ja siis ma saan selle hunniku küsimusi, mis seal lõpus on vaja töövarjul ära täita, kellele allub, kelle juures töötab ja nii edasi, mis on vaja neid oskused ja kõik. Väga hästi nagu ära lahterdatud, mis inimene selleks ametiks sobib. Aga mina tavaliselt seda enne täitma ei hakka, kui ma küsin neilt, et kust raha tuleb. Ja tundub, et ei tule see vastus kergelt. Inimesed ütlevad seinast. No mis mõttes? Pangautomaadist, selge. Kuidas te sinna tekib? Pank paneb. Kust pank saab? Pank saab riigi käest. Kus riik saab? Riik saab maksudest. Kust maksud tekivad? Vanemad maksavad. Kust siis vanemad raha saab? Ja see ring käib ja nad ei oska seda ära seletada, mismoodi siis nii-öelda, kuhu inimene oma ameti või karjääri puhul siis nii-öelda ühiskonda paigutub, kui seda kuidagi Excelisse panna. Ja ma imestan, sest ma arvan, et nad kõik võiks seda juba keskkooliks teada, sest kõik on ju kuskil käinud kohvikus nõusid pesemas või siis ette kandmas, aga ometigi ei osata sellele küsimusele nii vastata. Tekitab minus küsimus, et kui palju me siis tegelikult noori valmistame selleks ette, et nad saavad ise valikuid teha ja kui palju me siiski anname neile mingi suuna, et minge vaadake seda tööd, minge vaadake teist tööd ja kui meeldib või ei meeldi, siis otsige edasi, kuni leiate selle, mis meeldib. Kuni nad sellele küsimusele vasta, ma ei saa neile allkirja panna, siis nad vahest ikka pool tundi pusivad, kuni jõuavad mingite, ütleme siis, läänelike majandusmudelite seletamiseni. Seletatakse küll, aga seos nende enda positsiooniga kuskil karjääriredelil ei tule otseselt välja alguses. Ja selles suhtes, et tegelikult ju õpilaste puhul oleneb ennekõike see, et millised on nende isikuomadused, siis karjääriõppes kindlasti tegeletakse sellega, seal on ju igasugused need testid, mille abil nad siis saavad tuvastada, et milles nad on tugevad, milles nad on võib-olla natukene vajaksid arendamist, toimuvad ju vestlused nii õpetaja kui õpilase vahel, et nii-öelda arenguvestlused, et mis siis on need tema tugevad ja nõrgad küljed, et mina isiklikult ei ole seda meelt, et lastele tuleks rääkida seda, et kui palju miskil ametil palka saab, vaid pigem seda, et sul esiteks on see, et kõik teed on sinu jaoks lahti, lihtsalt sul on vaja saada kogemusi, sul on vaja olla sellist, sa pead olema ennast väärtustav noor ja siis tundma ise ennast. Et sa pead olema eneseteadlik ja siis lähtuvalt sellest. Ometi väljaspool küsimuste lehte nad esimese asjana küsivad, palju siin palka saab. Ma olen alati öelda Eesti keskmist. Nad on nii üllatunud, et nii vähe. No aga vähemalt nad teavad, mis on Eesti keskmine. No paistab, et teavad, eks nad on lehest lugenud. Aga ennast juhtiv noor on üks osa ka meie konverentsi pealkirjast. Ennast juhtivaid noori ajab ühiskond. Mis teie leiate, mis asi on need asjad, kuidas aidata jõuda selleni, et noor oleks ennast juhtiv. Alates sellest, kui sa saad need pisikesed ja sina võib-olla, kui saad elu keskpaigas inimesed. Aga kas sa märkad siis seda ennast juhtivat või mis roll siis veel on, et anda see võimalus, et olla ennast juhtiv? Alustab Ülle. No, selles suhtes, et kui nad tulevad kooli, siis kõigepealt ongi vaja neile süstida piisavalt enesekindlust, sellepärast, et ma arvan, et enesekindlusest saavad väga paljud asjad alguse, sest kui ta ei julge rääkida, ta ei julge öelda, ta ei julge oma arvamust avaldada. Aga enesekindlus tuleb läbi sinu tagasiside?
no enesekindlus tulebki läbi kogemuse, läbi nende enda kogemuse, et õpilastele tulebki tekitada olukordi, kus nad saavad ennast hästi tunda. Sellepärast, et selline positiivne tagasiside ja positiivne elamus paneb neid juurde tahtma asju, nad tahavad veel enam kogeda, nad tahavad veel rohkem seda tunnet. Ja selle ennast juhtiva noore aluseks ongi, ma arvan, enesekindlus ja siis tänu sellele, kui nad saavad ise vastutada ja neil lubatakse eksida ja eksimustest õppida. Et ma arvan, et need 3 asja on kõige olulisemad ja just see, et see vastutuse andmine, sest ma tean, et õpetajatel koolis või üleüldse kooli keskkonnas kui sellises on väga, väga levinud selline tendents, et tehakse õpilaste eest hästi palju ära, sellepärast, et nii on lihtsam või ma teen talle selle ise ära. Saab kiiremini ja see on nagu vanemad panevad kodus lastel paelu kinni, sellepärast, et siis saab kiiremini, aga kumbki osapool ei õpi sellest mitte midagi, tekitab ainult pingeid. Et õpilaste puhul on sama, et minu mõte on ka, et ei tohiks teha nende eest ära asju, milleks nad on ise võimelised. Ehk siis, et kõik alustades sellest, et teinekord teha kaasõpilastele esitlusi, teha tunde. Mul näiteks üks õpilane pöördus minu poole ükskord ja küsis, et õpetaja, et mul on üks hästi hea mõte kunstiõpetuseks, et kas ma võin seda teha? Ma ütlesin, et okei, järgmisel kolmapäeval oled sina õpetaja. Suunasin teda, valmistasime tunni ette, vaatasin, mis materjale on vaja ja ma ei oleks saanud talle öelda, et ei, sul on küll hea mõte, aga las ma siis teen ise seda, kui ta on täiesti võimeline seda tegema, 4. klassi õpilane. Et tegelikult tuleb anda seda vastutust ja tuleb julgustada ja siinkohal tulen ma selle arutelu esimese poole juurde tagasi, olla õpetajana see toetav tugi. Ehk siis enesekindlus, vastutus ja luba eksida ja sellest õppida. Kas täiskasvanute puhul peab siis rohkem andragoogika võimeid olema, kui sa avastad, et täiskasvanute gümnaasiumisse saabub inimene, kes on keskeaks avastanud, et ma saan ju ise ennast juhtida? Ja andragoogika tuleb siin suuresti väga palju kasuks, aga minu eelis just seal täiskasvanute õpetamisel ongi see, et kuna see klassikontingent on seal niivõrd erinev, siis tegelikult mina ei ole kunagi üksi mind üks õpetaja seal tunnis, et minul on alati võtta kuskilt tagumisest pingist mõni Toomas või eest mõni Malle, kes tegelikult on ise võib-olla ütleme mingi firma juht, eks ole, tal on olnud erinevaid töökohti, tal on erinev elukogemus ja see kõik rikastab seda ainetundi ja ütleme siis need õppurid saavad ka tunduvalt paremini aru ja see ongi tegelik elu. Mitte, et mina nagu üksinda räägin neile ja ütlen, et see on jube tark jutt, mis mina nagu räägin. Aga kui ta näeb, et paremalt ja vasakult ja tema enda klassikaaslased, kellega ta tegelikult on koos, räägivadki neid asju, et see ongi päris elu. Et minu ütleme õpilaste puhul on ka kõige tähtsam see, et julge tegutseda, sest nad tulevad erinevatest maailmadest, erinevatest keskkondadest, erineva vanusega ja väga palju on tõesti nende hulgas kahjuks neid, kes on kuidagi eelnevalt väga-väga alla surutud ja nad ei julge tegutseda, et siin ongi see julguse koht. Siis on kindlasti see, et ei juhtu midagi, kui sa koolis nüüd eksid, et kool ongi see koht, et see õppeprotsess ongi selleks vajalik, et sa eksid, õpid oma vigadest, analüüsid neid. Et kui sa kirurgina tööle lähed, siis sul ei ole seda eksimisvõimalust enam, eks ole. Et koolis sa võid eksida. Ja kolmandaks on hästi oluline see, et võta vastutus selle eest, mida sa teed. Ja kui lähebki valesti, siis pea püsti, selg sirgu, rõõmus lahke nägu pähe ja kõik on okei. Ma tahaks kokkuvõtvalt küsida, kuna meie ühiskond liigub järjest rohkem sellisesse andmekaevanduse põhjal tekkinud järelduste poole, siis kuidas me seda protsessi tagasi sidestame? Mis me lõpus mõõdame? Hinnetega? No minul on õnneks väga hea seda mõõta. Mina ei mõõda seda hinnetega, sest karjäär ja ettevõtlus on valikained ja seal on võimalik panna A-täht või MA. Minu õpilastest ei ole siiani keegi MA-d saanud. Kui ta on ikka koolis käinud ja kooli pooleli ei ole jätnud, siis tal on see A ja nad tõesti teevad innustatult oma asju. Mina ei hinda neid 2, 3 või 4 või 5, et selles suhtes see selline saan hinnata tähega ja sinna juurde seletada, rääkida läbi. Meil on õpimapid õpiväljundiks tegelikult ainekursuse lõpus, kus me siis kahekesi õpilasega räägimegi läbi, et mis siis on tema mõtted, kus ta tundis ennast kindlalt, kus võib-olla ei olnud nii palju seda kindlust, kuidas saan mina teda aidata ja kas üldse saan ja kas ongi vaja. Et mõnega kestab vestlus pool tundi, mõnega läheb paar tundi, et see oleneb ka inimesest. Ja, ma päris sellist üdini ausat arvamust numbrilise hindamise vastu, kui sellisele üleüldse ei tahaks anda. Aga meie kahjuks küll, jah.
õppeprotsessis anname numbrilisi tagasisidet, aga samas on see, et väga mitmed ained on juba liikunud ka arvestuslik, mittearvestuslik poole, et pigem selline suuline tagasiside ja tunnustamine ja toetamine ja ka samamoodi arenguvestlused, et arenguvestluseid samas ei peagi tegelikult ju tegema kuidagi niimoodi, et sa võtad ta ja siis vestled. Arenguvestlus piisab ka sellest, kui sa vahepeal lihtsalt konsulteerid temaga, et kuidas sul parasjagu läheb ja kas sa tahaksid midagi muuta ja nii edasi, et ma arvan, et just sellise ettevõtluse ja ettevõtlikkuse poole pealt on selline tagasiside palju parem ja kui me teeme näiteks huviringi, siis huviringiga on üldse see, et seal me saame olla lihtsalt koos, ajada asju ja õppida ja kogeda erinevaid siis võimalusi, mida siis ettevõtlusõppe pakub. Aga ma tänan teid, ma tänan Pille ja Kristi ja me saame ju kõik aru, et mõtteid on palju ja öelda oleks palju ja ma kutsun teid ülesse. Pange oma mõtted kirja. Me oleme kõik head ka lugejad. Õpetajate leht ootab kindlasti teie mõtteid. Meil on oma Facebooki koht, kus on ettevõtlus- ja karjääriõppe õpetajaid. Julgustan teid panema ja jagama oma häid kogemusi kõigi teiste ettevõtluse ja karjääriõppe õpetajatega.